Tere kõigile siit EBS-ist. Mõnusal reedesel päeval on meil hea meel tutvustada juba 22 korda practitioner diplomat ja selle 45 minuti jooksul käime me läbi selle programmi olemuse ja räägime ka sellest, mida selle programmi ametlikus osas ei ole. Nii et sättige ennast mõnusalt kuulama ja hakkame siit liikuma. Meil on selle programmiga seotud terve rida õppejõude. Meie Merlega oleme täna siin ja ka selle järgmise 22. programmi põhiõppejõud. Lisaks on veel Katrin, Urmas ja Kiur, keda te ka saate näha. Ja lisaks on täna meiega liitunud ka meie väga vastne vilistlane Anneliis, kes on Tallinn Kaubamaja grupi turundusdirektor ja läbis meie programmi, eelmise programmi 20. lennuvilistlane. Ja. Aitäh kutsumast. Ja, aga siia tuleme tagasi. Ehk et esimene küsimus nendele, ehk siis teile, et kas see on midagi, mis võiks teid kõnetada, aga kui te täna olete ennast vaatama sättinud, ju siis on. Meie oleme siin EBS-is seda teinud juba alates aastast 2012, seega 13 aastat. Ja nagu te näete, me teeme seda koostöös AOEC-ga, mis on siis Academy of Executive Coaching. Julgeks öelda, et Euroopa üks juhtiv coachingu koolitust pakkuv institutsioon ja kindlasti ei ole juhuslik see, et me teeme koostööd AOEC ja EBS-iga. Ja miks ma seda rõhutan, on sellepärast, et meie programm on väga selgelt seotud juhtimisteemadega ja kes võiks olla parem koht, mida juhtimisega seostada kui EBS. Tean omast käest, et ma tulin siia, astusin siit uksest sisse 1989. aastal. Noorematele kuulajatele, see oli eelmise sajandi lõpupoole ja ei ole kunagi osanud siit nagu päriselt ära minna. Ja miks siis coaching? Coaching on midagi, mis võiks teha meie juhtimiskeskkonna ja üldise keskkonna paremaks. Kellele? Nendele, kes tegelevad coachinguga kui elukutsega. Kõikidele juhtidele, et luua parem juhtimiskeskkond treeneritele, kes ühes või teises valdkonnas treenivad. Ka coachingu kohta liigub termin arengutreener ja mis tegelikult kõlab päris hästi. Iga konsultant võiks aru saada coachingu põhimõtetest, kõik koolitajad võiksid aru saada coachingu põhimõtetest. Ja nendele, kes plaanivad siia tulla, siis meie osalejad, iga järgnev osalejate grupp on tegelikult teadlikum coachingust. Et nagu päris uudishimutsejaid tuleb siia vähem. Ja kui huvi on, kus see huvi on tekkinud, ei ole nii tähtis, aga tähtis on see, et sa tuled teatud eeldustega ja eelkõige sooviga hakata iseennast paremini mõistma ja siis, kui sa mõistad iseennast paremini, siis sa suudad mõista ka teisi enda ümber paremini. Ja nüüd ma annan siit sõna edasi Merlele, kes juba räägib natukene konkreetsemalt, mis teid võib ees oodata. Ja tere ka minu poolt. Rääkides siis sellest, me nimetame seda programmi oma kroonijuveeliks, et jah, juba 22. lend ja ise ma olen selle sama programmi 6. lennu rõõmus lõpetaja ja siit mõnda asja edasi õppinud. Et nii nagu coachingu protsess, kogu meie tegelikult õppe mudeldab seda
et alustame algusest, arendame seda suhet, lõpetame, teeme kokkuvõtteid. Ta on väga põhjalik, sügav, ma ütleks, et selline eksperimentaalne programm ja mis seda eksperimentaalsust siis väljendab, on ennekõike väga sellised aktiivsed õpimeetodid. Et tõesti, et me oleme sügavale, me hakkame esimesest päevast harjutama, sest uskumust, et kuidagi teisiti võiks omandada mingeid oskusi meil ei ole. Kui te näete selle programmi, siis sellised alustalad, millele juhtimiscoaching tegelikult siis toetub, on coaching oskused loomulikult, on juhtimisoskused, millest Peep rääkis, miks me usume, et seda on eriti mõistlik EBS-is õppida, ja psühholoogia oskused, nii palju siis, kui ühel coachil, juhtimiscoachil neid vaja peaks olema. Need on läbivad teemad selles programmis, võib-olla väikese sellise kallakuga, teine moodul on siis iseäranis psühholoogia erinevate mudelite poole kaldu ja kolmandas me räägime siis kõige rohkem äri- ja juhtimitemaatikast. Üks asi on see, need kahepäevased moodulid siin EBS-i enda ruumides, selline väga aktiivne õppe, mis siis kulmineerub sellise kokkuvõtma hindamispäevaga, mida ma ise nimetaks võib-olla veel kõige väärtuslikumaks õppimispäevaks või tegelikult päevadeks, kus siis kõik osalejad esitlevad oma rada, kuhu nad on jõudnud selle õpingu tulemusel, demonstreerivad oma uusi oskuseid, sest et me anname ju välja õiguse inimestega tööle hakata, juhtimiscoachina tegutsema. Lisaks nendele õppepäevadele EBS-i ruumides on mitmeid lisategevusi. Näete seal allkirjas tumenisel taustal mentor coaching ud gruppides, väga kõigi meie erinevate õppejõududega, näete väga erinevat käekirja, on koostöögrupi arutelud, õppimised üksteiselt minigruppides, individuaalsed mentor coaching ud igal õppuril, teist on võimalik meie kui ikkagi väga kogenud coachide ka koos õppida siis üks keskkonnas. Lisaks juba esimesest moodulist läheme me teele harjutusklientidega, see õpe on väga praktiline, saate kohe oma oskusi ka klientide peale harjutama hakata. Lisaks, mis ma veel mainin siin, et on meil oma e-õppekeskkond, väga häid raamatusoovitusi, et tõeliselt põhjalik ja laiapõhjaline võiks öelda programm. Mida see programmi läbimine eeldab? Nii mõnegist asjast, mida ma rääkisin, et oluline siis adresseerida, et täismahus osalemine. Et tõesti, et siin koolis nendel 6 õppepäeval ja hindamispäevadel osalemine on kohustuslik, siin me kompromisse ei tee. Kõik need osalemised mentor coachingul, individuaalsel coachingul ja kindlasti edukas osalemine kokkuvõtval hindamispäeval, sest et see õigus osaleda, tegutseda juhtimiscoachina, see diplom, mida meie siin anname välja, on rahvusvaheline ja ma räägin sellest kohe 2 sõna rohkem. Just nimelt seesama kvalifikatsioon ja akrediteeringud, et miks me ta kohta kroonijuveel siis ütleme, ongi see, et ta on tegelikult akrediteeritud 3 kõige suurema ja tuntuma rahvusvahelise coachide organisatsiooni poolt. Eestis neist on kõige aktiivsem ICF, algselt Ameerika päritolu organisatsioon, aga te saate õiguse tegutseda coachina ja akrediteerituse siis ka teiste tuntud ja kuulsate rohkem siis Suurbritannia päritolu organisatsioonide poolt. Et selliseid akrediteeringuid ja sellise tasemega koole maailmas palju ei ole. Et see on midagi, millest me väga palju lugu peame. Ja siis kindlasti, mis nagu kajastub ka selle eelmisel lehel toodud oluliste kriteeriumite loetelus. Kui veel selles programmis ma nagu põhjalikumalt ei räägi mitmel põhjusel, sest meil on nii huvitav külaline täna Annelis siin, aga üks teine põhjus võib-olla veel, et EBS-i kodulehel on väga palju informatsiooni, alati saab meiega ühendust võtta,
et see lihtsalt ei ole mõistlik tegevus ja hetkel hea meel ka öelda, et TBS-i kodulehekülg on väga värskelt uuenenud ja see info on tõesti nagu väga kompaktselt ja hästi kättesaadav. Ja kel sellest hoolimata on mingisuguseid lisaküsimusi, siis suurima hea meelega ootame neid ja vastame individuaalselt, et mõningad kontaktid me siis jätame ka selle tänase infotunni lõpus teile näha ja pildistada. Ja siit võib-olla veel enne Anneliisi juurde minekut veel selle järgmise 22. lennu toimumisajad ka. Et elu on näidanud, et hetkel tundub see märts või aprill või mai nagu päris kaugel, aga tuleb kiiremini, kui keegi arvatagi oskab. Et kui on see huvi ja kaalumise aeg, täna on paari võib-olla head põhjust, miks otsustada on mõistlik, sellest veitsa hiljem, aga soovitan väga need kalendrisse panna, sest et midagi kurvemat kui tahe õppida, panustada ja seda motivatsiooni lihtsalt kalendrist tulenevalt mitte saada siis rahuldada, et võiks ju kurb olla. Aga ma võib-olla 2 sõna siia lisaks veel juurde sellele Merle tutvustusele, et minu jaoks selle programmi kõige suurem väärtus on see, et see on äärmiselt praktiline ja ilmselt ka nooremad inimesed kui mina on elus käinud paljudel koolitustel ja on saanud terve rea teadmisi. Siin lisaks teadmistele te saate ka oskused ja see on väga suur vahe, et me ju õpime siis hästi, kui me suudame seda ka praktikas tõestada, et me oleme midagi omandanud, saada tagasisidet ja selle programmi kõige suurem väärtus on see, et siit lisaks teadmistele tulevad veel praktilised kogemused selle programmi vältel ja oskused ja ma rõhutaks ka seda, et kuigi selle programmi läbinud saavad tegutseda aktiivselt professionaalsete coachidena ja müüa seda teenust, aga need oskused ja kogemused on asjad, mida me saame igapäevaselt rakendada nii kodus tööl kui ka puhkehetkel ja see väärtus mul endal, ma usun ka enamustel lõpetajatel, et sa mõistad iseennast paremini, sa mõistad ümbritsevat keskkonda paremini ja oled suuteline panustama selleks, et see ümbritsev keskkond oleks kõigile parem. Et kellel huvi on ja kellel on huvi inimeste vastu, siis julgen soovitada ja olen soovitanud seda paljudele sõpradele ja ei ole üheski sõbrast lahti saanud, vaid on sõpru juurde tekkinud. Aitäh, Peep, selle väga hea laienduse eest, et aga Anneliis, et alustame algusest. Et kuidas sa sattusid meie juurde juhtimiscoachingut õppima? No kuidas ma sattusin, Merle? Pärast ühte sinu koolitust ilmselt, et ma olen tegelikult seda coachingu teemat endas nagu hoidnud, ma arvan ikkagi mitu aastat. Ja mingisugune tõrge on ka selle teemaga olnud, et sest coach'e on kõik kohad täis, eks ju, et vaatad ringi sotsiaalmeedias, on life coach'id, on niisama coach'id, on siis äri coach'id, et see tundus nagu selline väike nagu moeamet natuke ja see võib-olla oli üks põhjus, miks ma nii kaua venitasin sinna tulemusse, aga EBS ei ole mulle võõras koht, sest ma olen ise EBS-i vilistane olnud ka magistri ärijuhtimises siin teinud ja siis, kui meil oli ettevõtte sees üks selline tore nagu noortejuhtide programm, mille raames siis mina sain olla mentori rollis ja Merle käis koolitamas meil siis meie tippjuhtkonna mentoreid, siis kuidagi nagu mul tekkis selle mentori teemaga selline ühtepidi selline väga hea side ja teistpidi nagu natukene ka mitte hea, sellepärast et mulle tundus, et kes olen mina, kes nüüd hakkab rääkima siis oma nooremale kolleegile, kuidas asjad käivad, eks ju, et see nagu päris õige ei ole. Ja sealt nagu siis saades aru, et mis on selle coachingu ja mentorluse vahe, siis oli see üks põhjus, miks ma seda programmi rohkem nagu uurima hakkasin.
ja noh, seda sa tead ka, et mis ma sulle ütlesin, et kui ma olen väga pikalt töötanud, ma olen üle 20 aasta töötanud ühes grupis, mis on küll väga suur ettevõte ja ma olen seal erinevaid rolle täitnud ja mul ei ole seal hetkeski igav hakanud, aga mingisugusel hetkel ikkagi nagu on niisugune tunne, et tahaks teada, et kas väljaspool seda ka on mingi elu. Et kas on kosmoses äkki mõni planeet veel, kes oskab mingisugust asja mulle teistmoodi mõtlema panna, nii et ma ju ütlesin sulle kohe, et kui sa mulle ütled, et seal on hea seltskond, et seal on teised juhid, kui ma saan erinevate valdkondade inimestega nagu mõtteid vahetada, siis ma tulen ja et olgu äge. Ja no sa pidasid sõna, et selles mõttes see oli nagu see minu võib-olla siis see jõudmine, et miks ma sinna tulin, et eks see on ikkagi selline, et ükskõik kui pikalt sa oled juht olnud, et sa pead ühel hetkel enda kvaliteeti kuidagi tõstma, eks ju, ja siis ei ole mõtet käia, siin nagu jutt oli, et ühelt koolituselt teisele või konverentsilt, et sul on ikkagi ühel hetkel vaja teha täiesti restart endaga ja saada aru, et mis see sinu sügavus siis on või mis kuhu sa siit edasi nagu tahad minna. Kui tohib, ma siia värske emotsiooni jagan juurde, et meil oli siis 2 päeva tagasi, et 21. lend võtsime siis kokku esimese selle tsükli või 3 moodulit sai läbi ja kui sa meenutasid, et seltskond peab hea olema, siis väga äge seltskond, väga erinevad inimesed ja keegi ütles hästi ilusti, et ma oleks elu sees uskunud, et mul äkki tekib nii suur hulk inimesi, kellega on nii lihtne, hea olla ja mul nooremas keskeas tekivad uued sõbrad, tuttavad, kellega mul on lihtsalt hea koos olla. Ehk et see õhkkond, mis siin tekib ja see rikkus, mida toovad erinevate taustadega inimesed, see on tegelikult ju veel nagu puhas boonus. See on puhas boonus, aga ma isegi lisaks veel siia juurde, et mitte et ainult on hea olla, vaid sa oled ikkagi selliste inimestega koos, kes nagu sina praegu mõtleb millegi pärast nagu oma arengule. Et sa lihtsalt nagu ei veeda seal lõbusalt aega, mida sa ka teed, eks, aga selles mõttes, et need huvid on ikkagi nagu ühe koha peal inimestel ja see annab hästi suure kvaliteedi ja teine asi, see jällegi, kui nüüd minna juba siin sügavuti, mis on nagu väga üllatav, eks ju, et kuna mina olen ühes valdkonnas pikalt olnud, siis ikkagi tundub, et kuule, ma ei tea mitte midagi, et mis toimub seal meediamajas või mis toimub seal kuskil kaitsetööstuses või haiglas ja siis hakkad seal, eks ole, rääkima nendest asjadest, selgub üks ja sama jutt igal pool, eks ole. Et see oli nagu ka võib-olla niisugune tore taipamine, et need valdkonnad on küll erinevad, aga mingisugused baasasjad on hästi sellised sarnased, eks ju. Ja vaata, need on ju inimsuhted, need on see, kuidas inimestest peitub potentsiaal kätte saada ja tegelikult need inimesed ju, kes õppima tulevad, üldjuhul tahavad saada heast paremaks. Mitte, see tase on juba olemas ja kui sa oled ikkagi juba töötanud erinevates kollektiivides, siis sul need võrdlused ja asjad see on nagu nii värskendav ja kui sa saad tõesti nagu sissevaateid teistest valdkondadest, see on ka hästi silmaringi avardab. See on puhas boonus, jättes coachingu kõrvale on see ka puhas boonus, et aru saada. Küsin võib-olla nii, et vaata, meil alati ju õppima asujad, osad soovivad professionaalseks juhtimis coachiks kindlasti saada, teine seltskond kindlasti, kes pigem just nimelt juhina oma sellist mõtlemist, võib-olla tööriistakasti kuidagi täiendada, arendada, et millist taipamist sulle see programm pakkus? No mina jah ei olnud sealpool, kes oleks tahtnud saada nüüd kohe coachiks, eks ju, et ja oma äri püsti panna järgmisel päeval, kui diplom käes, aga võib-olla see ongi see, et seal on nagu 2 poolt. Üks pool on võib-olla see, et sa mingisugustele oma juhtimisvõtetele saad sellise nagu süsteemse ja nagu teooria saad sinna taha, eks ole, et kuule, see on täitsa okei, mis sa teed, eks ju. Et see ei ole näiteks laiskus, et sa igale poole oma nina ei topi, vaid et sellest võib olla isegi kasu, eks ju. Et see on nagu see üks pool, et sa saad seda oma enda kogemust kuidagi nagu lahti mõtestada, nagu uuesti selle puse lahti võtta ja kokku panna. Ja teine pool on just see, et eks sa ikkagi saad sealt ka mingisuguseid
selliseid arengukohti endale ikkagi väga tugevalt, eks. Et ütleme, et baastase on see, et sa hakkad neid tähele panema enda juures ja siis, kui juba nagu edasi minna, et siis ikkagi üritad ka nagu juurutada ja olla nagu parem, et jah, et selles mõttes ütleme, et kui mõelda, et oled juba juhina tegutsenud ja mis seal nüüd siis ikka nii väga nüüd siis, kes see sulle nüüd räägib, et eks siin on ju loetud, kuuldud, nähtud, käidud, eks. Siis jah, see on nagu selles mõttes väga hea programm, et ta ikkagi ise ennast paneb hästi kuulama. Vähemalt minul on see kogemus, et ta nagu otsib sind ennast sinu seest üles ja et kindlasti teeb paremaks ja juhina samamoodi. Ja kui minna nüüd hästi konkreetseks, siis kindlasti tulles tagasi kas või see sama mentorprogrammi juurde, mis siis mul oli enne seda, kui ma siin seda coachingu õpet sain, siis ma täna teeks täiesti teistmoodi seda kõike. Et ma praegu vaatan nagu suhteliselt sellised ärevalt isegi tagasi, et mismoodi ma seal nagu toimetasin siis oma selle mentiiga, on ju. Aga ja see ongi see, et võib-olla ka oma tiimis spetsialistide ja keskastme juhtide arengu suunamine on hoopis mõtestatum, hoopis nagu laiem. Et sa lihtsalt ei lahenda seal tema seda teemat, mida ta teeb, ma ei tea, 1 või 2, vaid sa nagu näed seda pikemat vaadet, et kuhu sa inimese võid nagu suunata, et. Sa jõudsid hästi olulisse kohta, et minu sügava veendumuse kohaselt on juhi üks põhiülesanne aidata kaasa oma kaastöötajate arengule. Ja omades oskusi ja võimalusi. Mentorina sa võid nõu anda ja ta teeb mingi asja ära ja ta tuleb järgmine kord jälle su juurde nõu saama. Ehk et tegelikult selle nagu inimeste arengule kaasa aitamine ja kõrvalt nägemine, et kui paljuks on inimesed võimelised ja kui vähe on selleks vaja tegelikult, et seda nagu kuidagi ergutada või kaasa aidata, et me tihtipeale me ju tahame kõik olla head ja abistavad ja siis arvame, et kui me teeme töökaaslase, lapse või kellegi teisest asja ära, siis me oleme väga head. Me jätame tegemata põhiasja, me ei aita kaasa inimese arengule. Et see nagu peaks tõstma kõiki meid. Küsin Annelis korra sellise võib-olla nagu sellise isikliku muutuse või enesearengu kohta, et samamoodi siis üleeile meil siis PD21 lõpumooduli ring ja üks teine osaleja ütles, et ta lootis sellest koolitust hästi palju, mis ta algul võib-olla lubadusena nagu hirmutas, et kõik rääks mingist transformatiivsest muudatusest, et mis see veel on. Et sai kõik ja veel rohkem, kui ta ootasid, et Kais sai selle suure muutuse taju kaasa. Et kuidas sina seda mõtestad? Ma arvan, et see ongi nagu hästi erinev, mida keegi saab sealt grupist, eks ju. Et selles mõttes ma täiesti usun, et see inimene, kes seda rääkis, siis saigi sellise, see oleneb see, et millises kohas sa parasjagu oled või millise ootusega sa tuled. Ma olen nagu, ütleme nagu kommunist siin ausalt ütlen, et ega mul nagu väga suurt transformatsiooni endale ei olnud. Aga ma ei tulnud ka seda otsima. Et selles mõttes, et minu jaoks olid olulised teised asjad ja kahtlemata see on selline õppevorm, mis paneb su enesedistsipliiniga proovile. Et te rääkisite ju ka, et seal on ju enne, et see ei ole nii, et sa nagu mugavalt siis istud siin nagu see 2 päeva ja siis sa tuled 6 aja pärast uuesti. Sa pead hakkama julgema esiteks juba nende oma õppeklientidega, ikkagi minema laivi, eks ju, et see on ikkagi, ja see eeldab seda, et sa oled ikkagi läbi mõelnud, et kes sa ise seal oled, mis rollis sa oled ja ikkagi see kurikuulus või kuulus essee ka seal lõpus, eks ole, kes ma olen, et ma ei tea, sellest ei rääkinud veel, aga see ka nagu ikkagi tiksub kogu aeg kuklas, et sa pead ühel hetkel selle ennast juhina mõtestama lahti ja ennast ka nagu inimesena, sest ega siis
väga vahet ei ole, me oleme ikkagi ainult üks inimene, kes siin juhib autot ja ettevõtteid ja kõiki muid asju, eks ole, hommikust õhtuni, et me ei saa ennast päris ära lahterdada. Et jah, see on väga suur muutus võib olla ja ka meie lennus oli nii mõnigi inimene, kes seda nagu tajus eriti ja seda oli ka kõrvalt näha, et see oli ka äge. Ma jälle kuidagi selle üleeilse õhtu emotsioonides veel. Üks osaleja ütles siis viimasel päeval enne harjutama minekut, rääkisime, mida seal teha ja siis ta pärast kokkuvõttes ütles, et kui ma sain aru, et ma ei eksi, vaid ma õpin, see vabastas mu täielikult. Ja tegelikult see õpikeskkond, mida me siin kõik koos loome, ongi see, kus me saamegi aru, et siin katseta, eksi, tee uuesti, tee paremini. Ehk et me ikkagi ju kõigi juhtide ja kõigi meie üks suuremaid hirme on läbikukkumishirm. Aga me õpime ikkagi paremini vigadest. Küsimus on selles, et kui sa teed vea ja sellest midagi ei õpi, see ei ole hea. Kui sa teed vea ja teed järgmine kord paremini, siis on ju eesmärk ju täidetud. Et jah, et see keskkond on küll väljakutsev, nagu sa ütlesid, aga samas soe ja sõbralik. Just täpselt. Et ikkagi need inimesed, kellega sa koos ikkagi neid teemasid arutad ja juba kohe enam-vähem paari tunni möödudes, kui sa sinna uksest sisse tulid siia majja, hakkad juba asjast rääkima, eks ju, omavahel, siis see ikka väga liidab, eks. Ja samas see annab ka sellise, kõik need kokkulepped, mis meil ka omavahel seal on, eks ole, et see on konfidentsiaalne, sul ongi võimalus juhina siin ka olla nagu haavatav, eks, et sa ei pea olema kogu aeg nii sirge seljaga ja mitte nüüd, nagu sa ütlesid, sa võid eksida, see on okei. Et see on hästi sümpaatne selle õppevormi juures. Siis tavapärases koolituses see ju tõesti nagu hästi oluliselt erineb, et me küll anname siin kaasa ka teooriat, eks ole, kui see maailmakuulus coachingu Grow mudel, mida päris paljud, ma arvan, et Eesti juhid juba tunnevad, siin on 5-6, võib-olla veel rohkem analoogset, aga ikkagi, et kuidas et ootusi võib-olla järgmistel õppuritel paremini juhtida, et kuidas ta ikkagi siis tavapärasest koolitusest kõige enam erineb? No eks see ongi, nagu te ütlesite, et see on praktiline ja see on selles mõttes selline ebamugav ikkagi ja ebamugav on ka õige sõna, et ega sa ei tea, mis sul siin järgmise poole tunni jooksul nagu, sa oled kogu aeg ikkagi mugavustsoonist väljas selgelt, mis sellest rääkisime, et need inimesed, eks ju, annavad selle väärtuse, see ja teine asi, et sa pead ikkagi seal vahepeal ikkagi ise olema mees ja ära tegema oma nii-öelda kodutööd, eks. Et see lihtsalt annab, juhtidele väga palju ei ole neid juhte, kes annavad käske, eks ju, igapäevaselt, et seal samamoodi, et sa pead ise ennast ikkagi seal hästi juhtima, et sellest saada nagu palju asju. Aga kõik need harjutused et mida me tegime ju kohe, minu arust oli see esimene moodul kohe, kui öeldi, et nüüd palun väga, sina oled coach ja sinul on probleem ja hakkame vaatlema. Ja ühe asja ma unustasin veel ütlema, et just see vaatlemine oli ka nagu minu jaoks väga suur nagu wow-efekt. Et on loogiline, et sa kogu aeg ei saa ise harjutada ja oma vigu teha seal, eks ju, aga sa märkad teisi vaadeldes nagu iseenda vigu õudselt hästi minu arust. Et sa vaatad, et ma täpselt, vaata, ta tegi nii, on ju, tegelikult mina teen ka. Et saad üles kirjutada ja siis lähed ise juba 5 minuti pärast nagu püünele ja juba oled natukene targem. Et see vaatlus nagu ikkagi just selle sama hästi ikkagi ka juhtide seltskonna kõrvalt vaatamine, kuidas inimesed on ikkagi nii erinevad ja sa nagu avastad ka nagu selliseid uusi tahke, mille peale sa ise ei tule. Et lihtsalt puhtalt sellepärast, et inimesed ongi erinevad. Ja et mis sa küsisid muidu? Ma ei tea. Küsisin, et kuidas ta sellisest tavapärasest koolituskeskkonnas erineb, et neid ootusi juhtida, et ei ole elu mugavamad päevad siin koolimajas? Ei ole jah, selles mõttes, aga see on kõik ainult heas mõttes öeldud.
et ega meil ei ole vist kellelgi nii palju aega, et me kuskil maksame raha ära ja siis lihtsalt tiksume, eks ju. Et selleks on oluliselt paremaid kohti, kus oma rahaga olla, on ju. Et kui tahad mugavalt tunda. Kui tahad mugavalt olla, eks ole, siis võib minna puhkusereisile selle raha eest, eks. Et seda see ei ole, jah. Keegi ütles ka väga ilusti, ütles, et ega see mingi suvaline kursus ei ole, see on lõpus ikkagi eksam ka. Just. Ja see on nagu hästi huvitav, ise ka niisuguse aeglase arenguga ja siiamaani aeg-ajalt käin kuskil õppimas ja üritan ka oma teadmisi tõestada. Ehk et mida kauem sa oled elanud, seda sul nagu sisemine suurem hirm on rumal välja näha. Ja selleks, et seda ebamugavustunnet ületada, sa peadki tööd tegema. Sa peadki sellesse tõsiselt suhtuma. Ja pärast seda see, et ma sain sellega hakkama, see on hea tunne. See ongi hea tunne. Ja vaata, kui sa algusel ütlesid ka ilusti, et Tallinna keskturg on coach'e täis, et võta millist tahad, siis sellesse vahe ongi, et sa tead, sa tuled siia, sa ei tea, saad teada, sa õpid kogemused, sa tõestad, et sa saad sellega hakkama ja alles siis on sul päriselt õigus öelda, et ma olen valmis teenust osutama, mis on kvaliteetne ja mis vastab kehtestatud kutsestandarditele ja siin on ka palju juttu nendest atesteerimisest ja sertifitseerimisest, et tegelikult see programm on see, mis annab sulle rahvusvahelise kutsestandardi, et sa võid Brasiilias, Austraalias, Belgias töötada kutselise coach'ina ja võtta selle eest mõõdukat tasu. See on täpselt õige selles mõttes, et see on ikkagi, mina olen üldse väga hariduse usku, eks ju, et igasuguseid asju võib ise õppida kodus, raamatutest lugeda ja nii edasi, aga ikkagi lõpuks keegi on ju välja mõelnud selle süsteemi, kuidas ikkagi see kõige paremini inimesteni viia see tarkus, eks. Ja selles mõttes see küll andis seda võib küll öelda, et see programm oli nagu hästi loogiliselt üles ehitatud, aga samas selline nagu tagasivaates niisugune väga õige step by step minek, et mitte väga palju alguses ja samas kohe jälle hammastega kallale inimesele, eks ju, et hästi praktiline ja hästi süsteemne ja ega ei ole ju midagi selle vastu, kui sa oled käinud kuskil kursusel ja pärast saad rahvusvahelise akrediteeringu, eks ole. See on täitsa okei, eks ju. Mulle ka tundub, on ju, et võib ju minna igale poole, eks ole, ja võtta kursusi, aga ega see nüüd mööda külge maha ei jookse, et sa ikkagi selle diplomi saad. Ja see eksam ikkagi tekitab elevust, jah. Et vist isegi rohkem täiskasvanutes, kui ma lapsena oli lihtsam läbi ujuda nendest vahel. Jaa, aga vaata, see on ka hästi huvitav, et me ju siin tuleme omast ajast oma või ettevõtte finantseerimisel ja kui ma midagi teen, siis ma tahan ju sellega hakkama saada. No just, ma ei taha rumal ju näha välja, eks. Ja ei taha, et sellesse, kes on valmis endale need ajad broneerima ja selle investeeringu tegema, et see on nii aja kui ka muus suhtes tõsine otsus, aga see kasutegur ei lähe teilt, ei kao ära kuskile. See ei kao ära, sest see on sul on uued oskused ja sa ütlesid, Annelis, ka ilusti, et see vaatlemine on üks niisugune asi ja ma tihtipeale soovitan ka siin kursusel, et teil on seal juhatuse koosolek või mingi muu koosolek, vaadake inimesi, kuidas nad räägivad, kuidas keegi kuulab, kuidas otsused sünnivad, kuidas on see protsess. Kui me ennem lihtsalt osaleme, siis nüüd me vaatame selle pilguga, et aga miks sellel koosolekul või selle juhi juhtimisel jõutakse tulemuseni, teisel mitte, kus ma tahan olla, kuidas ma ise seda teen. Et kõik need taipamised, selle samase vaatlemisoskus ja soov mõista. Meil siin Eestis on hästi tavapärane hukka mõista, aga soov mõista on oluliselt parem oskus kui hukkamõistmise oskus. Annelis, aga ma vaatan kella ja eks osalejatele küsimusteks ka aega, et küsin väga avatult, et mida lõpetuseks öelda? Mida lõpetuseks öelda nüüd neile, kes mõtlevad, et kas tulla või mitte. Et ma ikkagi
jah, julgen öelda, et kui tulles selle transformatsiooni juurde korra tagasi, et isegi kui see ei ole nüüd tohutult suur taipamine, siis igal juhul fakt, et kui sa oled selle kui sa oled tõsiselt võtnud seda programmi, eks ju, et mitte lihtsalt niisama käinud, siis sinu kvaliteet juhina tõuseb. See on nagu selge, sellepärast, et sa oled lihtsalt teadlikum iseendast ja teadlikum ka sellest, kuidas võib-olla mingeid tulemusi saavutada, eks ju. Võib-olla mitte, sa kindlasti ei ole teine inimene, sest et see on ka see võlu, et me kõik oleme erinevad ja siin ei ole nagu väga nagu sellised ühte õiget tust, kuhu siis rammida sisse. Et sa saad rahulikult ikkagi olla see, kes sa enne olid, aga sul on lihtsalt see tööriistakast on nagu oluliselt suurem. Et võib-olla minu jaoks on see nagu kõige olulisem. Pluss siis muidugi see seltskond ikkagi, mille juurde mida me üle ümber ei saa. Et see laiem vaade nagu, et mis toimub Eestis teistes ettevõtetes, mis teemad seal on, millised inimesed seal on juhid, et see on hästi, hästi oluline. Aitäh, Anneliis. Ja mõned praktilised teemad veel ahja. Täna on meil programmi liitujatel isegi veel kogu selle aasta kehtiv. Mustreede on. Mustreede, ja, on jah. Parem hind, kusjuures märkimisväärselt. Ja tõesti, et sisaldab siis koolitust, eks ole, kõiki neid grupitöid, tegelikult individuaalseid coachinguid, julgen öelda tagasihoidlikkust omamata hetkel siis ikkagi Eesti tippcoachide hoole all ja väga-väga oluline see rahvusvaheliselt tunnustatud diplom. Ja kindlasti, kui on vaja mingeid lahendusi selle maksegraafikus kokkuleppimiseks, siis oleme alati väga avatud. Ja registreerumisinfot muidugi leiab meie kodulehelt ka. Ja enne kui hea meelega kõigile küsimustele vastame, veel kontaktid ka. Et on siin minu number, meie hea Aldias Anneliis, kelle ma arvan küll, et kui keegi EBS-is saab 10 pallis 10, siis meie suurepärane koolitusjuht, kes on ka esimesest lennust, siin meiega kõikide coachingu programmide koolitusjuht ja alati suur ja väga hea abimees, et helistage minule või Anneliisile. Tahaks öelda, et vahet ei ole, mõlemad vastame, et ma arvan, et Anneliis teab veel rohkem vastuseid, et super kolleeg. Ma siia, kui tohib ka jälle lisaks juurde, et kui meil siin stuudios viibib Anneliis ütles ilusti, et see seltskond on hea, siis ma olen üritanud kuidagi ennast sellest seltskonnast ka nagu natuke vaikselt nagu taandada, aga ma ei saa sellega hakkama, et kui järgmine grupp on tulemas, siis ma jälle tahan siin olla, sest et nagu päriselt ka siin õppejõu poole peal, see on nii rikastav ja see on nii äge ja need inimesed on nii ägedad. Ja veel üks oluline asi, mis sa ütlesid, et siin ei panna sind kasti ja ei üritata olla kellegi moodi või teha asju õieti. John Leary Joyce, selle AOEC rajaja, on ütlen ilusa lause, your signature presence. Me oleme igaüks erinev, sa too see ennast siia läbi selle essee, läbi sinu coachingu mudeli, ole parem uute oskustega, aga sa oled ikka sina Anneliis, Merle või Peep, lihtsalt oskusi on rohkem. Et see on selle võlu ja jah, ma kuidagi ei raatsi öelda, et kui ma paar aastat tagasi ütlesin, nüüd on viimane programm. Ja mõnes niimoodi lähedases ja sõbralikus vormis on siin tore ka nalja teha, mida miks mitte siin jagada, et Peep on nagu rockstar ja ma olen rockstari promootor. et sellise hea naljakesega siit ongi hea nagu see sild luua, et ootame teie küsimusi. Neid on väga mugav siia, ma arvan, hetkel sinna sõnumite vormis Messengeris saata ja vastame hea meelega. Ju me andsime nii ammendava ülevaate, et kõik on selge. Kõik on selge.
ja kui küsimusi tekib hiljem ka, siis väga julgustan, et helistage, kirjutage, et kõik kontaktid minu ja Anneliisi omad on olemas. ja kindlasti üks soovitus veel lisaks sellele, et kui meil siin viimased korrad alati oleme kaasanud mõne vilistlase siia programmi, et neid vilistlasi on meil juba üle 300 ja kindlasti arvestades Eesti mastaapsust on võimalik kuskilt leida kedagi, kes on selles programmis käinud. Ehk et see on niisugune omavaheline aus see, et me siin võime Merlega müüa igasuguseid asju, aga see, mida me võime müüa, me oleme ka osalejad. Ja ütlen täiesti siiralt, et programm, mis mulle inimesena ja isiksusena on kõige suuremat mõju avaldanud ja pika elu jooksul ma olen mitmes programmis osalenud, et kuidagi jah, midagi siin on. Aga kui praegu küsimusi ei ole, siis suur tänu Anneliis. Aitäh. Suur tänu kõikidele pealtvaatajatele ja loodame siis kohtuda juba märtsis. Aitäh! Aitäh! Aitäh!